Ootasime sind väga-väga tagasi. Tere tulemast taas Pärnusse. Kui nüüd natukene aega tagasi kerida need 2 kuud, siis kui sul see pakkumine tuli, mida sa tundsid ja mis tundega sa läksid nii klubi presidendi kui peatreeneri juurde? Halbu tundeid küll ei olnud, selles suhtes uus ja huvitav. Rõõm oli esiteks pakkumine saada üldse ja siis kästi suhteliselt kiiresti otsustada. Ja mis seal ikka, suhteliselt kohe, kui ma teada sain, siis peatreenerile teada anda ja ega midagi. Eks ikka oli väike ootusärevus, et mida arvatakse, et kui ma nüüd tahan niimoodi ära minna, aga ainult põnevus oli sees, et huvi oli suur minna. Kuidas nad selle uudise vastu võtsid? Lasid nad sul kohe nii-öelda tuult tiibadesse või prooviti sind ka kinni hoida siin Pärnus? Ei olnud mingeid takistusi, ei treeneri ega kuidas siis öelda, klubi direktori poolt. Sa pallisid Itaalia esiliigas. Et kui suur vahe on selle Itaalia liiga, kus olid ja Eesti meistriliiga tasemelt? No tahaks uskuda öelda, et meie tugevamad klubid, Cramo ja Rokkon, peaksid olema seal liigas ka esimeste seas kindlasti, kui mitte esimesed. Aga ütleks niimoodi, et tase on väga ühtlane, et raha on liigas kõvasti, et igal võistkond saab võtta 2 välismängijat ja kõik välismängijad siis on korralikud. Enamasti ma vist ei näinud ühtegi kedagi mujalt kui Ameerika Ühendriikidest, et 2 välismängijat ja siis igasse võistkonda jagub kuskil 5-7 ja siis kogenud itaallast veel nendel otsa ja siis viimased pingipoisid on siis tavaliselt noored. Et liigad, ütleme niimoodi, et nagu treener seal meil ütles, et kodus võidad, et võõrsil kaotad, et see peaks hästi ära näitama, et 50-50, et kõik võivad kõiki võita, et eriti kodus, et võõrsil mängud on siis rasked, et olgu see meeskond liigas viimane antud hetkel või esimene, et võõrsil mängud on alati rasked, et tase on seal ja ühtlaselt tugev, et kindlasti ei taha valet muljet jätta, et väga tugeva liigaga on tegu, et mis korvpallis erineb peamiselt, et tempo on väga kiire, et vahest lahendatakse rünnaku ikka esimesest söödust või ja, et nende kogemuste pealt tegelikult, nende juttude pealt, mis sa praegu räägid, said sa tegelikult kogemusi küll ja veel? Kindlasti, et kõik oli uus ja huvitav, et mina kuskil varem enne käinud, et kahtlemata oli uus kogemus. Klubi pidas sul sinuga koos 4 mängu, jagus sulle ka mänguminuteid? Täpselt 4 mängu peale sain täpselt 4 minutit mängida 1 mängu jagu. Et ütleme nii, et maitse sai suhu, aga suurt rohkem midagi. Et seekord kahjuks treener ei leidnud rohkem võimalust mind kasutada. Aga võidumaitset said tunda? Vähemasti 2 korda, kui ma nüüd ei valeta. Kõrvalt vaadades sain seal veel kaasa plaksutada, kui meeskond võitis. Nii, oled tagasi Pärnus, sinu suurimad eesmärgid hetkel siin? Ausalt öeldes ma ei oskagi öelda, et praegu meil on niisugune keeruline olukord, vähe mängijaid, et mis meil ainuke võimalus on anda endast parim, et nii head mängu kui võimalik, et praegu on niisugune raske hetk, et Silver on väljas, Andrew lahkus, et vanemaid mängijaid on natuke vähe, et siis ongi, sõltub mida siis, kuidas nooremad suudavad neid asendada ja mida siis nii-öelda meie vahepealsed, mitte päris vanad, aga mitte enam noored suudame tuua väljakule. Et katsume endast anda parima, et praegu on tõesti niisugune keeruline hetk, et ootame uut välismängijat siis ja vaatame, kuidas tema mängib ja siis saab jälle selgemaid sihte seada. Joonas, ma loodan suga varsti jälle pikemalt intervjuus rääkida nii sinu karjäärist kui tulevikust ja hetkeseisust, aga soovin sulle homseks BC Kalev Cramo vastu väga-väga palju edu ja kohtume siis järgmises videos. Aitäh sulle, Joonas! Aitäh!